tulge nüüd. On ju nii kaunis päev. See on laulapse meile. Kõik, kes siin kaasa viib. Mul on ka Võlumaa, kuulge nüüd. Tulge nüüd, kõik on seal. Õige pea, küll on hea. seal tuntakse teid. Tuntakse meid. See maa kuulub teile. Maa kuulub meile. See võrratu leid. Seal hea on teil lapsed. Seal puuduvad veel kurb meel ja keel teie teel. Ainult rõõmsad on seal lapsed. Täis päikest on hommik, üllatus toob rõõmu teeb iga päev. No tolpea. Suur sõrmkäpp. Suur sõrmkäpp. Aga nüüd leppige seal sellega, ma ootan teised teile. Hästi palju ja need helekollased suure õiega herned, niidu Aspar herned. Inglastel on ta koos üles mulli, et see on siis raatine hambad. Niidu Aspar herned, helekollane, liblikõieline, siin madal, rannaliikude liik. Ja praeguse kõrge päikesega ei saastagi silma, aga kui näiteks tulla siia mingisugusel hämaral ajal õhtul, et siis need lausa helendavad õhtuselt, nagu oleks päeval kogunud endast energiasse, kõik need kihtud helendab, umbes nii nagu need ladjapuude õieksid. Mis hernest on? Niidu Aspar herned. Ladja keeles on see hea nimi, et kui olete joonud juba mitu õlut ja tahate kontrollida, et kas veel olete adekvaatne, siis teete aga vabas mariitina. On üks koht ja teine koht on sul Tartu ümber, sa vaja teda pole, nii et ma näida pärast räägin, et see on botaanikute indikaatorliik, mis pole ka võimatu, et jääb kuskile taskusse ja pudeneb sealt Tartut maha. Värvipaskeid, jah? Võin küsida siin lähedale üks oruldane liim, ma ei tea. Aruldane? Jaa. Liik. Nime siit juurde. Sookuusk. Sookuuskjalg. Tema huul on hoopis teistsugune kui metsas. Leht on ka kuidagi rohkem nagu varvunud ja see nüüd ei ole ka mitte puhas kahkespunane, vaid see on nüüd täpiline sõrmkäpp, mida siis peetakse siis embakukas kahkespunase sõrmkäpp alamliigiks või täiesti omaette liigiks ja temal on... See on võimalik, et Tartul maal seda lillegi nimetati härjapeaks. On kuidagi lapse... On võimalik. Jah, on. Ja Rootsi lipuks. Ja nad on üsna tugev parasiit, et ta on väga pisike juurekene ja ta enamasti elab kuskil nende sarapuude läheduses. Härgin. Olmpea. Võlumaa, Võluloos tulge ka. Lähme koos, hea kaaslane teel. On laul lapsed, Kärbesõis. Kärbesõis. siis laulame veel. Nägi ristik. Hea laps suureks saab, kuid eal ei kao Võlumaal. Siis lähme Võlulinna, kaasas on ju meil rõõmus meel ja laulud ka, kuulge nüüd. Tulge nüüd kõik, kes siin kaasa viib. Kuulge nüüd, see on laul lapsed teile, kuulge nüüd.
et mind ära, siis ma korra näitan. Et ta on ilma kirjata, see kiri õie peal on väga-väga hägune või puudub täiesti. Ja tal on õis veidi suurem kui kahkespunasel, aga samamoodi on täppideta siuksed lihakad lehed. Ja siis see alumine huul, et tal see kõige keskmine hõlm on siuke hästi pikk ja terav nagu mingisugune Pinocchio või Buratino nina. Et see erineb sellest tavalisest kahkespunasest. Et siuke pika terava ninaga toon vist isegi natuke. Mis veel võib olla, et need tegelikult need õisikute kantelehed peaksid ulatama üle õite kõrgemale. Et õisiku kantelehed ulatuvad üle õisiku üles. Et kahkespunase reeglina õied on tipus ja õisiku kantelehed enam ei ole. See on siis jumalakäpp või? Ei, see on nüüd ruute sõrmkäpp, see on ainukene kasvukoht maailmas. Jumalakäpa me näeme metsas. Jumalakäpp ei ole sõrmkäpp. See on sõrmkäpp ja see on väga sarnane kahkespunasega. Sõrmkäpp. On tavaline kahkespunane. Kui te tahate mööda minnes vaadata, kuidas ta välja näeb, et siis vaadake. Tunnused on sellised, et õis on kahvatum, vähem on mustrit peal, õis on veidi suurem ja see keskmine hõlm on pikk ja terav nagu Buratino või Pinocchio nina. Ja siis need õisiku kantelehed, need lehed ulatuvad õisikust veidi välja. Sellel ei ulatu, aga tollel natuke ulatuvad õisiku kohal. Ja väga sageli on see ruutesõrmkäpp selline, ette teaksite. Ja nüüd siis siin see metsaosa, kus me varsti läbi lähme, on nüüd see koht, mis on siis selle üle-euroopalise puugi seirevõrgustiku üks lüli. Kujundab. Pildi peal oleks hea võtta meelde jätta, et siin tee ääres oli ka jumalakäppa, seda näitab. See on 1,3 inimest eluma. Ütleme 5,1-5,2 meetrit on ümbermõõt ja kes käis viimati koolis, kuidas läbimõõdu saame. Unustage pii, jagame 3 korras. Üsna ümmarguselt on 2 korda 1. Haageni gravüüridel on need tammed ja siis härraste maja, millest on mööda trügisite, see on varemed, et need on kõik seal olemas 19. sajandil tehtud. Stavenhagen Liivimaa kunstnik tegi siis Eesti linnade ja Eesti mõisate albumi. Kui siin oli esimene ilmasõda, et siis oli tolle ranna ääres oli Vene armee vesilennukite maabumissild ja siis kui siin taganeti sakslaste eest, et siis Vene kombe kohaselt põletati kõik sillad ja põletati kõik need majad, kus nad siin sees elasid. Välja arvatud 7. maja, mis oli Karjamõis, oli kivist ja oli kaugele ja võtnud tuld. Ja siin teised kõik põletati maha. Et jah, sellepärast on kõik varemetes. Nii, kes tahab energiat saada siit, palun, praegu on hetkel avatud, aga kes tunneb, et ta on kellegagi tülis või on paha tutsalt ja meie peaministri minut, meil oli täpselt sama nädal, oli meil siin number 2 rahvusvaheline taastuvenergia Euroopa seminar. Pühapäeval kõik tulid kohale ja esmaspäeval teatati, et Moskvas on Putin lahti. Tegelikult on hull, kui sa mahud sisse ja välja ei mahu enam. Aga huvitav asi oli see, et see päev, kui see nii-öelda vabadus välja kuulutada. No mine. Ja me kõik Sisse saaba, kui välja võib-olla ei saa välja. Kuna Juhv Vellemann oli teine, kes teadsid, et Eesti lõikame su tükiks. Oli augustikuu ja kell 3 öösel Põhja-taevas oli määratu suure tirmani. Ja alles nüüd, paar aastat tagasi ma hakkasin mõtlema, et me mõtleme, me teeme revolutsiooni. See on kõik see päikesetuul ja päikesetormi, mis panevad maal elu mässama. Pole meil siin mitte midagi meie tekitatud. Hea, et muidu peab ise mõtlema, kuna revolutsiooni teha, aga päike teha. Kolge, aga siin on sääst. Nii, aga siin on näha see, kui palju on selle laguntammel sees seda kõdu, kus siis saavad elada igasugused 2- ja 3-järgulised konsumendid või kes saavad seda muneda, igasugused selgrootud ja siin võib-olla mitukümmend liiki seotud sellise puuga. Ja see tõsiasi avastati paljudes Lääne-Euroopa parkides ja metsades liiga hilja, kui puud olid juba ära plombeeritud ja maha võetud või hakkas nüüd järsult nende haruldasemate liikide varasid. Aga seal on neid veel, nii et vaadake jällegi, et Pruunikas pesajuur, igavene parasiit. nüüd kuni te siin pruunikat pesajuurt vaatate, ma lähen natukene edasi ja teine. Aga juba need kandelehed eristavad teda, kandelehtede puudumine eristab teda sõrmkäppa. Jumalakäpp, Oskis Maskula. Jumalakäpp. Ja see, et ta maskuliinne käpp on, see nimi tuleb sellest, et tema juurikud on munadite kujul. Ja seda on erinevatel aegadel kaevatud ka üles potentsi ravimiseks. Viimane suurem puum olevat olnud 70. aastatel, kui kohalik ajaleht kirjutas selle loo
pahaaimamatult ja siis metssead pole ka nii palju kurja teinud, laelata puisniidu kui siis. Mehed tulid kahale. Võib-olla ka naised tulid, ei tea, aga igal juhul ülesmalt kõik kaevati ja ma võin kihla vedada, et järgmisel aastal sündivus suurenes, isegi kui see taim ei aitanud, kõik ilmselt proovisid. Las mõju. Jumala käpp, jah. Ja ta erinevus sõrmkäppadest on see, et tal puuduvad õite kandelehed. Õisik on selline hästi hõre, hästi kõrge, hästi tumeda rooga keskelt ja õied on suured. Ja mis veel, ta õitseb hästi vara, praegu on juba tal viimane aeg, et ta tavaliselt selleks oleks juba läinud. Ja üks põhjus, miks ta seast on väga palju juba viimased aastad ka, et metssead on kadunud, tavaliselt metssead sõid seal juurikad ära. Näiteks kuldkinga metssead ei söö. Et seal Saaremaal või Luhumaal ühes selles metsas, kus on väga palju metssigu, on seal ka väga palju kuldkinga ja mõlemad elavad kõrvuti koos. Metsas seal üks hunnik, mis on juba vähemalt 25 aastat vana. Mida? Hunnik. See hunnik? Jaa. Ei tea. See on kährik. Oi. Ja see kährik on selline, et tema teeb sageli niivõrd püsiva oma mingi piirimärgi, paneb maha, see peldik on tal täiesti aastakümneid. See on see vähemalt 50-60 aastat vana hunnik ja ta läheb järjest suuremaks, aga see aasta on ta vähe kasutatud. See on nüüd see hammasjuur. Ikkagi hammas. Hammasjuur, ta on ilusad lillad ristriied natuke selle Jüri Lille moodi ja natuke selle kressi moodi. Nii et edasi nüüd harneb paremal pool on, kes tahavad pilti teha, on tõmbavad energiat, et see puu on juba niikuinii ühe jalaga hauas. Et võib-olla tasuks selle peale mõelda, et inimene, et kuigi tal ei ole seda energiat palju, on ta selline nagu noor ja ikkagi nagu energeetiline, et ta saab seda taastada, et tule ja anna sellele mändile. Soovi talle midagi head, et miks sa tõmbad kogu aeg. Inimene tahab ju saada. Eks ta elab äkki veel mõne aastaks rohkem, kui kõik mööda minnes ütlevad, hea sõna, ütlevad, et oled tubli ja et võta minu käest siis natuke ka seda prootoneid või mis iganes teil üle jääb. Mina olen sama meelt. Kumba meil? Vaata rahuliku pilguga, soovi tal head, aga mitte ära teda. Et tegelikult võiks kogu looduskaitse printsiip sellel püsida, aga jama on selles, et inimene, kes ärkab hommikul üles, tal on kaks võimalust, kas keerata käru või teha midagi head ja arvake ära, mida inimene tavaliselt teeb. Käru, sest talle keeratakse ka käru ja nii see asi läheb. Aga mulle meeldib selle mändjalge ja sellepärast, et vähemalt kord aastas on hea ja õilis mõelda, et võiks ju ka head teha. Siis ma lähen koju ja keeran käru edasi. Aga vähemalt siin selle koha peal pole piinlik niimoodi öelda, et lähme teeme head. Sest mulle tegelikult väga meeldib see, kes on lugenud, mitte vaatad seda multikat, vaid on lugenud kohe raamatut, mille pealkiri on Muumipapa ja Meri. Et seal oli see lugu, kui Muumitroll läks esimest korda kodult ära, metsa elama. Ja siis Muumimamma mõtles seal selles tuletornis, et mis see troll seal küll teeb. Aga ta mõtles seda öösel ja troll magas juba. Aga mõte käis trollid ja saba tegi väikse jõnsu. Näitab, et need head mõtted jõuavad alati kuhugi pärast. Ja kui nad jõuavad õigele adressaadile, siis keegi ikkagi ära, et ärge muretsege. See avastroofid sellele Olle Venetsist, kuidas moodi nõue ulatab sul abikäe ja tõstab su maisest, ma ei tea millest, mis taevaste kõrgusteni. See on selles vana-saksa keeles, nii et seal on, ja siin on ka Deutschland on kõva teega kirjutatud veel. Ja ta oli kõva Schilleri fänn, see von Helvigi üldse tollal olid olnud see, no eriti maamõistlikud olid Schilleri fännid olnud, sest Schiller oli niisugune kergelt nagu mässuline ja progressiivne kuju ja siis oldi nagu hea meelega mässulised, eriti kuskil perifeerias, keisrikohast kaugel. Ja ega Schilleri siin endal muidugi passi on. See von Helvigi perekonna tuttavad olid, selles mõttes, et von Helvigi naine ja tütar olid igal teadupärast käinud vähemalt korra või korduvalt siis Charlotte von Schilleri pool külas eenestamas. Ja vist olid kirju vahetanud need ikkagi perekonna tuttavad, mitte lihtsalt fännid. Aga see on siis see originaal, mitte see koopia, mis siis pandi kiiruga üles selle Schilleri mingi aastapäeva puhul. Originaali tükid on Läänemaa muuseumis Haapsalus. Ja siis maailmas jaotub pärast teine järjekorras, siis 1813 on siin kirjas, aga minu teooria on ikkagi see, et kuna tekstil olevat olnud selle originaalis veel üks rida all, mis on kaduma läinud ja katki läinud. Kõrge maasikas, video ei anna. Ei tea, mingi madar. On jah, väga ilus on.